Tere kõikidele sõnnitähtkuju sündinutele. Sõnnid, vaatame, mida räägivad teile kaardid, millised energiat saadavad teid oktoobrikuus. Ja nagu ikka vaatame, millised on teie jaoks negatiivsed energiat ja millised on positiivsed energiat. Kohe hakkame vaatama. Iseenesest väga sarnased energiat on, aga nendel on suur vahe, ma hakkan seletama. Energia ise on väga sarnane. Te olete kuskilt lasknud oma ellu mingisuguse kerguse, mingisuguse mõne jaoks kergus, mõne jaoks lihtsus, mõne jaoks infantiilsus. Kuidas nüüd siin on, hakkame kohe täpselt vaatama. Hästi emotsionaalne kuu on, või väga emotsionaalne kuu on, tõsiselt emotsionaalne. Üldenergia, selline energia on teile oktoobrikuuks emotsioonid. Ma näen väga siin mingisugust uue emotsiooni algust. Siin on kelle jaoks on see mingisugune uus pakkumine, mingisugune, mõne jaoks on see mingisugune teade, sõnum, informatsioon, mingisugune sõnum, teade, pakkumine on seotud kuidagi millegi uuega või uuendusega. Et värskendus mingisugune, et siin on hästi selline tugev energia jookseb läbi. Emotsioonide osas see on hästi emotsionaalne kuu, väga emotsionaalne. Et kuu teema siis, nagu ma ütlesin, on emotsioonid. Ja emotsioonid on siin tegelikult nagu kiiged. Siin on häid emotsioone, aga siin on ka emotsioone, mis võivad olla illusioorsed, mis võivad olla nagu liiga sellised, ütleme ettekujutused on siin nagu. Ja siin võib olla ka läbijooksev teema, kellel on see teema oluline, siis on suhted. Kui ei ole suhte teema oluline, siis on teema nagu kontakt kellegi inimesega. Nii isiklikud kontaktid, isiklikud suhted, sõprussuhted, sõpruskontaktid, partnerlus ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et kõik see teema saab olema teie jaoks kuidagi natuke mingil moel nagu vastuoluline. Siin on kellegiga nagu taastuvad, stabiliseeruvad suhted, kontaktid. Ja kellegiga lähevad ilmselt kuni mingisuguse avaliku vaenulikkuseni välja. Et selline huvitav märksõna on siin ka, et keda see nüüd see teema puudutab, siis siin ei tohiks sekkuda teiste inimeste suhetesse. Siis te ei raiu oma suhetes ka metsa maha. Aga ei tohiks lasta ka teistel inimestel sekkuda oma suhetesse. Et selline teema jookseb siit ka läbi. Näen väga tugevalt siin teie heaolu, rahulolu, nii enesega kui ka oma olme ja materiaalse maailmaga. Et selline nagu enese hellitamine on väga hea nagu ostud enda jaoks, ostud enda olme jaoks, enda ümbruse jaoks, mugav, mõnus, hea, et tahate nagu mingisugust mugavust ja ilu ja te saate ka selle. Mingisugune kuskil on teil mingisugune väga tugev arusaamine, teadmine, mõistmine jõudnud teieni. See on seoses kellegi abistamisega, toetamisega. Suure tõenäosusega võite kahtluse alla seada kellegi abistamise, toetamise. Siin tekib mingisugune mõistmine, sest tegelikult
kas teie aitate või toetate kedagi või keegi aitab, toetab teid, et teil see nagu mõtetes on, siis see ei ole teile kasuks, see on vaenulik teile. Aga ma lähen nüüd kaardi järgi ja hakkame minema. Mis on siis nagu negatiivne energia teile üldse oktoobriks? See on kuu kui selline ise, nii positiivselt energialt kui negatiivselt energialt, see on valikukuu. See on väga tugeva valikukuu. Ja valik, see, mille te see kuu teete, peaksite tegema, on väga tähtis, on väga oluline. Sest te teate, et te tahate. Te võib-olla isegi põlete mingisuguse tahtmise valiku järgi. See erutab teid. Aga siin on mingisugune valik, otsus, mis saab olema väga õige. Siin on nüüd muidugi üks aga, et keegi inimene võib siiski teid väga takistada. Siin on väga huvitav on see, et negatiivse energia puhul on kellegi inimese sekkumine teie ellu või teie sekkumine kellegi teise inimese ellu. Ja sellel on väga nagu selline negatiivne alatoon, väga vaenulik alatoon. Et igasugused lepingud, kokkulepped kellegi inimesega sõna otseses mõttes nagu näost näkku vastastikku seismine on mingisugune vaenulik olukord siin vahel. Sest tegelikult on siin kaardid räägivad, et teie teate, teie saate aru. Midagi te tahate väga tugevalt ja keegi inimene üritab võib-olla teie mingisugust valikut, teie tahtmist, teid sellest nagu kõrvale juhtida. Et siin on kellegi inimese mõju on halb. Näiteks teil on kindel selge teadmine, et te tahate minna reisima sellele maale või te tahate osta seda asja või te olete otsustanud teha nii ja see ongi teie nagu soov ja tahe. Aga keegi inimene võib teid nagu väga nagu takistada, pidurdada selles teemas. Et see võib olla mingisugune inimressurss, konkreetne inimene, te seisate näost näkku temaga. Ja see on väga-väga vaenulik. Kellegi inimese mõju on halb. Et siin selle vaenulikkusega kaasa minna ei tohiks. Suure tõenäosusega on tal mingid omad hirmud võib-olla või kui ta teid takistab milleski või on tal mingid omad motiivid, et teid nagu takistada. Teid nagu kas takistada või siis kuidagi nagu pidurdada või tema poolset valikut teha, nagu tema tahaks. Võib-olla seob kaela teile mingisugust oma arvamust, oma positsiooni ja nii edasi. See võib olla nii suhtlustasandil kui ka mingil muul moel sekkumine. See on sõna otseses mõttes kellegi poolt teie pidurdamine selle asemel, et teid just motiveerida. Ja see pidurdamine võib toimuda nii verbaalselt sõnadega kui ka faktiliselt tegevustega. Et see on siin väga nagu näha. Üleüldse nagu mingisugused kokkulepped, lepingud, nagu mingisugused sellised asjad on kuidagi nagu natukene, see keegi inimene tahab teid viia mingisugustesse illusioonidesse. Ja siin kaardid käsevad sellest hoiduda. Võib-olla see inimene tahab, siin tekib mingisugune valik, mingisugune võimalus ja see inimene hakkab teid ära juhtima sinna poole, kus temal on vaja, kuhu tema tahab, mis on temale kasulikum ja nii edasi. Et siin tuleks seda vältida.
Sest tegelikult reaalselt, faktiliselt te väga hästi teate, et te mõistate, mida te tahate. Siin ei ole ka mingit kahtlustki. Sest positiivne on see mingisugune tugev tahe, kiusatus või tähtis valik, milles te nagu kindel olete, on teil väga positiivne. See teie otsus, teie valik, teie isiklik tahe, teie mõistmine, teie arusaamine, teie see, ütleme niimoodi, lend teie unistustes, teie fantaasiates, see on kõik positiivne. Aga kellegi teise, see ei ole positiivne. Siin on mingisugused, ta üritab teile mingisugust luulu võib-olla pähe ajada või mida iganes. Et see on siin niimoodi. Kui te isegi võib-olla mõtlete, et siin võib olla ka niimoodi, et oi, et aga mida see teine inimene sellest arvab, kui ma teen sellise otsuse või valiku, mida ta mõtleb, siis põhimõtteliselt kaardid ütlevad niimoodi, et see ei ole tema asi. Et ärge kahelge teie, tehke nii, nagu teie tahate, ärge pöörake sellele inimesele tähelepanu. Isegi siis, kui ta üritab teile süütunnet tekitada, siis ei tohiks sellele tähelepanu pöörata. Et siin on, kui nüüd on ka selline nagu mingisuguse kerguse te lasite juba oma ellu, mingisuguse uue alguse, kellel on see uus algus, kellel on see mingisugune uus pakkumine või mis see teil on siin? Või on see teil lastud mingisugune kergus, infantiilsus oma ellu seoses mingisuguse kellegi inimesega? Et nagu läbi jooksvalt on negatiivne kellegi inimesega seoses, et siin on see teie, see sõna teie on niivõrd tähtis see kuu. Siin on teise inimese, nagu see on nagu kompromissile minekut ka, kui sellist nagu ei tohiks olla, sest see kompromiss on paraku ikkagi nagu sellele teisele poolele kasulik. Et siin on niimoodi. Ja nüüd on veel selline situatsioon ka, et need, kellel on nüüd suhted, et siin nagu suhetes tuleks ka võib-olla võtta mingisugune otsus, mingi kindel seisukoht juba ja täpselt nii nagu teie vaatenurgast, teie teadmistest, teie arusaamistest, teie mõistmiste järgi. Mis on positiivne? Positiivne on see, et kui teil on mingisugune armusuhe, siis see armusuhe tugevneb. Kui ta jääb ainult selliseks, et saame kokku, räägime, suhtleme ja nii edasi, siis siin on soovitatav üle minna ka kuskile nagu sellisele tugevamale tasandile, kui on selline positiivne armusuhe. Et see on selline suhte tugevdamine. Üldse positiivne energia on teile nagu suhte tugevdamise energia. Kellel on vaja siis suhte taastamise energia. Et see on nagu hästi tugev. Et kui on mingisugune konflikt, siis siin toimub taastumine, siin saab korda, et siin on selline asi. Aga ainult sellisel juhul, kui te ei lase kellelgi sekkuda. Sekkuda ei tohi lasta kellelgi. Ise ärge sekkuge kellegi inimese ellu ja ärge laske oma ellu sekkuda. Väga suur tahtmine on teil, väga suur mingi soovimine, kiusatus, see on väga õige. Ma alati ütlen niimoodi, et kui inimene soovib, inimene tahab, inimene himustab, inimene põleb millegi järgi, siis see tähendab, et inimene elab. See tähendab, et inimesel on kuhu poole edasi liikuda. Aga siin ongi, kaardid ütlevad negatiivne ja positiivne energia, kõigi nende soovide, tahtmiste, kiusatuste ja kõige selle juures esikohal peab olema teie
teie soov, teie tahe, teie kiusatus, kuulake oma soovi, tahet. Et see ei ole lihtsalt teil mingisugune mööduv soov, tahe, kiusatus, ei ole. See on selline, mis annab teile järelkaja, aga positiivses mõttes. Keelud, hirmud, eriti teiste omad, et need on need, mis hoiavad teid tagasi. Ja partnerlus iseenesest, nagu ma ütlesin, on hea, aga prioriteediks peab siis olema teie otsustavus, teie soov. Kui teil on küsimus kuskil mingis sfääris, millest, kas ma võin, kas ma tohin, siis positiivne energia ütleb teile kohe jaa. See on õigeaegne. Võib-olla on see inimene, võib-olla on see mingi ost teil, võib-olla mingi projekt, võib-olla mingi reis, ükskõik mis. Et siin on see. Ja ma korraks näitan teile veel punase niidina siit läbi, et keegi inimene, siin on nagu mingisugused valed ettekujutused, illusioorsed ettekujuttused ja nii edasi, kui te lähete kellegi inimese soovi ja tahtmise järgi. Teie soov, tahe, teie unistused, teie valikud, teie ütleme niimoodi sõna otseses mõttes nagu muinasjutus, teie isiklikus muinasjutus, õhulennud, vot need on positiivsed, teie isiklikus. Et see on siin, see toob teile head ainult. Aga rahul olete te terve kuu. Ja siin on, see on oi milline rahulolukaart. On nii materiaalset rahulolu kui ka emotsionaalset rahulolu. Siin on täislaud, lookas laud, emotsioonidest lookas, materiaalsest, finantsilisest, siin on täiesti lookas laud. Materiaalne heaolu, andide heaolu, kõik. Selles osas on oktoober teil nagu täielik küllused kuu. Et puudus siin teil milleski ei ole. Miinimum on see, et teie need miinimumvajadused, olmevajadused, need on kõik kaetud. Et siin on nagu küllus on küllaltki paindlik sõna, nagu ma olen ka ütlenud ennem, et igal ühel on oma moodi külluse seisund, aga oktoober katab selles osas teie need nõutavad vajadused ilusti ära. Kui te nad muidugi lasete oma ellu, et teil on õigus oma tahtmistele, mingitele oma õigustele ja paljule nagu sellele, mis pakub teile rahulolu ja naudingut. Nautige seda protsessi, mis teil on oktoobris, selle asemel, et kuulata kedagi teist, selle asemel, et kahelda, kõhelda, lasta endal nagu süütundel tekitada või kellegi teiste hirmude läbi tegutseda. Tehke valik ja nautige seda. Sõna otseses mõttes ütlevad kaardid nii. Et see on siin olemas. Aga jah, nauding ja heaolu. Ma ei hakka enam kordama, et läbi teie. Siin ma näen siiski, et on väga tugevalt on, et kui te nüüd tõesti kedagi peate aitama või kelleltki abi lootma või kelleltki toetust lootma, siis te seda ei saa. See on teil väga illusioorne, sest see on kuidagi nagu tegelikult iseenesest mingisugune, siin on nagu hämarus, siin on varjatus, siin on illusioonid, siin on illusioonid isegi ma ütleks 2 korda, duubeldaks seda sõna. Siin on mingisugust vaenulikkust, siin on süüdistusi, siin on kõike seda, et mingisugust toetust, mingisugust seda ei saa. Aga kui te ise tegutsete ja tahate nagu kuskilt vabaneda ära minna, et siin on teil juba mingisugune kergus teil tuli juba lähiminevikus, siis siin on nagu sellist nagu edasiliikumise mõtet on nagu olemas ja see on väga positiivne. Ja väga hea on see, kui te hoiate oma otsusest kinni. Hoidke oma tahet, hoidke oma soovi, klammerduge sellesse kõvasti kinni. Nagu sõna otseses mõttes klammerduge oma soovi, oma tahtmisse. See on väga õige tahe, see on väga õige soov. Te teete mingi valiku, sest tegelikult teil on
teadmine, arusaamine, mõistmine ja te teete mingisuguse valiku, te võtate vastu mingisuguse otsuse, teile tuleb selgus, teile tuleb arusaam väga tugevalt ja see on kõik väga positiivne. Et see illusioorsus, see tuleb ainult läbi ühe inimese või läbi ühe kontakti. Te seisate näost näkku võib-olla isegi sellega. Kuu lõpuks on teil meeletult palju positiivseid emotsioone oodata. Teid ootavad ees mingisugused rõõmusõnumid, mingisugused teated, mingisugused pakkumised, väga palju rõõmuemotsioone, sõna otseses mõttes rõõmuemotsioone on teil oodata kuu lõpus. Et heaolu, rahulolu ja see on kõik just nagu tänu teie sellele mingisugusele otsustamisele ikkagi tulevad muutused. Ikkagi tulevad kohe kindlasti muutused, et kui te peaksite muutma täpselt selle nagu teise inimese selle vaatenurga enda vaatenurga vastu. Et see on hästi oluline. Jällegi tuleb see kaart duubeldades välja. Siin on mingisugused pakkumised, sõnumid, uued. Meeldivad, väga meeldivad, rõõmustavad teid, väga rõõmustavad, kohe ülevoolavalt rõõmustavad, annavad teile rahulolu, annavad teile heaolu, annavad teile tugevamat reaalse tunnetuse. Ja siin me räägime nüüd konkreetselt sellest, et kellegi abistamisest ja toetamisest. See siin on selline läbijooksvalt vaenulik teema. Ja see viib teid lõpuks sellisesse mittemeeldivasse seisundisse. Et selline väga huvitav energia, põhienergia ikkagi ongi siis lõppkokkuvõttes selline, et teie soov ja tahe, mitte kellegi teise inimese oma, mitte sekkuda teiste inimeste ellu ja mitte lasta teistel inimestel sekkuda oma ellu, oma hirmude ja kõige sellise muuga, mis neil olla võib. Et selline huvitav kuu, väga meeldivalt lõppev kuu kohe kindlasti, ääretult meeldivalt, et te täiesti klammerdute millegi ühe külge, mida te tahate, see on teie jaoks õige, täiesti arusaadav, mõistetav ja see toob teile hulgaliselt positiivseid emotsioone. Et ma soovin teile ilusat oktoobrikuud, hästi emotsionaalset oktoobrikuud ja kuni järgmiste kohtumisteni.